tere! Nagu näete, on selja taga vahepeal talv ära lõppenud. Kestis tervelt 1,5 päeva. Igastahes, nüüd on aeg siis ülejäänud küsimustele vastata. 311 küsimust on hetkemomendil. Üks asi, mida ma tahan kindlasti öelda. Esimene küsimus, millele ma vastan. Mida inimesed saadavad mulle kogu aeg privaatsõnumitena igale poole. Snapchat, Instagram, piltide alla kommenteerivad. Igale poole, Facebooki, YouTube'i kommentaarid, kõik igale poole kirjutatakse. Millal uus osa tuleb? Iga esmaspäev. Vahest harva on reedeti ka. Reede osa tuleb nagu üllatusena, et seda ma niikuinii ütleks kellegile. Pole isegi mõtet küsida. Millal full ATV video tuleb? Ma ei tea. Alati on see vastus, ma ei tea. Siin on veel küsimusi, ma lugesin vahepeal. Millal tuleb onni ehitamise osa või mingi baasi, millal ehitad, lõkkeplatsi, millal ehitad, millal kalale lähed, millal see osa, millal see tuleb, millal too tuleb, ma ei tea. Mul ei ole ette planeeritud, mul ei ole mingit kava, vaatan, kuidas isu on ja lähen. Paar videot on juba filmitud mulle ette. Need ei ole onni osad, mis nüüd tulevad. Palun tee rohkem videoid. See ei ole küsimus, aga ma vastan sellele ikka ajaliselt, ma ei jõua. Ja mul on sõber, kes editeerib, ma ei taha teda kurnata liiga palju. Kui vana oled? 29. Detsembrikuus oli sünnipäev. Lemmikpüügikoht Eestis, tõenäoliselt Emajõgi, mis mu nimi on Sten. Mis inspireeris sind uut elu alustama ja vana selja taha jätma? Seepärast ma mõtlesin, et mis ma siis nagu elust saan, et kui ma istun kogu aeg hommikust õhteni ainult arvuti taga ja mingi teen igasuguseid niisuguseid mõttetuid asju, vaata. Et see ei ole täisväärtuslik elu. Et lihtsalt korraks üks hetk ma mõtlesin, et kui ma kunagi peaksin olema nii-öelda, hakkan surema, vana inimene, olen oma surivoodil ja mõtlen, et mida ma elus saavutasin või nagu, et mida ma elus teinud olen ja siis nagu pool naljaga mõtlesin, et mida ma siis elus tegin. Mängisin arvutimänge. Lihtsalt iga päev. Tahtsin liikuda, tahtsin kardinaalselt oma elu muuta. Ma olin väsinud oma vanast elust. Ma tundsin ise, et tegelikult ma olin laisk inimene. Mis riigi MRE su lemmik? Hetkemomendil mul on 2 lemmikut. Mul on Prantsusmaa MRE oli väga vinge, seal oli väga palju asja, 24 tundi on ju uhke ja nii edasi. Üks kõige paremaid 24 tunni MRE-sid. Teine on Hispaania oma. Mulle räigelt meeldisid need kalmaarid. See oli nagu täiega vinge, aga see oli nagu üks eine on ju, Hispaania oma, aga see oli täiega vinge. Mis su lemmiktoit on? Tuunikala üldjuhul. Tuunikala ükstapuha millega. Kui vana mu isa on? Mu isa on 54 jah. Kas autolube on raske teha? Seda on päris palju mitu küsimust olnud selle kohta. Ei ole. Ma kukkusin 3 korda kirjaliku eksami läbi, aga sõidueksami tegin esimese korraga. Kirjaliku eksami ma kukkusin läbi, mõtlesin, et okei, et ma siis õpin natuke ka, et ei olegi nii lihtne. Õppisin natuke ja siis kukkusin uuesti läbi, siis mõtlesin, et peab vist ikka natuke rohkem õppima. Kumb on minu arvates parem, YouTube või Twitch? YouTube ja Twitch on 2 eri platvormi, 2 erineva asja jaoks, et see on see, mis ma arvan, kumb on parem. Miks on su Mobla esiekraanil pildiks anime? See taustapilt on olnud väga kaua aega. Kusjuures, kui ma seda lugesin esimest korda, siis ma juba olin jõudnud oma pilt vahetada. Praegu on Lord of the Rings. Ühesõnaga, mind nagu väga ennast ei koini, mis siin ekraani pildi peal on. Vahepeal paned mingi pildi, mis meeldib ja siis see jääb mingi paariks aastaks. Ega ma iga nädal ei vaheta. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mul endal on suhteliselt suva, mis see wallpaper on. Kas sa ei taha motocrossikat osta? Tahan. Mis Bemmi budget on kokku? Raha asjadest ei räägita. Kas sa kasutad kõik puud krundi juures ära? Kui kasutad, siis saad võib-olla mitu varjualust ehitada. Ei! Esiteks, kõiki puid ei tohi niimoodi põllu peal ära kasutada, sellepärast siis tuul põhimõtteliselt tapab sind ära. Sinna peab jääma tuule varjuks ikka ja peab puid jätma ja kindlasti ei plaanima rohkem kui 1 varjualust ehitada. Mis on suurim kala, mis oled püüdnud? Mingi 3-kilone haug tükk aega tagasi. Kas naistele meeldib su piraadisilm, on see seksikas neile? Ma ei tea, naised. Kui te vaatate seda, kommenteerige all, kas piraadisilm on seksikas. Küsin, kuna rääkisid, et said tänu sellele kaitseväest lahti, mõtlesin, et paugutaks ka silma ära, aga kas peale seda tutti ka saab, on küsimus. Edit, enne kui moraali loete, siis mul ei ole päriselt see plaan proovib papat muigama panna. Jaa, lase maha ennast. Kas ma mingi aeg tulla sinuga koos maale metsa vaadata oma silmaga, mis sul toimub seal? Üldjuhul on alati vastus ei. Ma ei viitsi... Ma isegi oma päris sõpru ei taha tuua sinna. Ma tahan ise kõike teha. Mis on mu lemmiktegevus? Tegelikult mu lemmiktegevus on videomängude mängimine. Videomängud on kindlasti üks raamatute lugemine, kalastus. Raske on ühte nagu ultimaatumit öelda, seepärast, et neid on mitmeid. Mis on mu lemmikautomark?
see on niuke raske küsimus. Tegelikult mu lemmikauto on Toyota Supra 94. aasta oma targa katusega 2JZ engine. See sama, mis Fast and the Furious siis oli kunagi ammu, et see oli ikka vinge auto, et see on mu unistuste auto. Aga mis mu lemmikauto mark on, tõenäoliselt ma ei tea, Audi äkki või. Mul oli kunagi Audi TT, see oli päris vägev masin, päris vägevalt ära tehtud, väga mugav sõita. Milline MRE ei valmistanud sulle pettumust? Otseselt pole ükski nagu pettumust valmistanud. Kõik on nagu okeid olnud. Ütleme, see Venemaa oma oli nagu ka jällegi, kuigi ta oli hallitanud, siis ta ei valmistanud pettumust. Kas ma saan see aasta oma platsi valmis? Varjualuse kindlasti. Ole aus, kas sulle meeldis BMW E34 must lowered pilt? Ma ei tea, millest sa räägid. Mis suur nuga sul ja palju maksis? Mul suur nuga on K-Bar, K-A-Bar ja noa nimi on Warthog, tüügas siga. See maksis mingi 70 või 80 eurot. Miks mulle meeldib kalal käia? Hea akusid laadida. Palju kui ostsid BMW? Siis, kui ma ostsin BMW, siis ta oli täiega rimakas. Et see BMW, kui ma ostsin, ta maksis mingi 4000-5000 eurot vist. Et pärast seda ma olen väga palju teinud selle autoga. Et ta ikka alguses oli väga, ma ütlen otse konkreetselt välja, ta oli putsis. Kõik oli perses, ma olen mootori ümber ehitanud. Seal on nii palju asju tehtud selle autoga. Ma ostsin vraki põhimõtteliselt. Ma ostsin kere endale. Kus sinuga öeldes mõtled koos kalale minna? Kui teil on pakkumised kalale minekule, kui te oled nüüd täiskasvanud inimene ja oled spetsialist, ütleme, sa tead, sa oled käinud, sa tead mingeid head kohti, tahad mulle kohta näidata ja sa tahad minuna koos kalale, kirjuta mulle Facebooki. Kirjuta mulle näiteks Wildlife Estonia Facebooki või kirjuta mulle eraldi Facebooki. Ma eraldi Facebooki sõnumid väga tihti ei loe, sellepärast sinna tuleb autismi. Aga sa pead olema täiskasvanud inimene, loodetavasti omama ise juhilubasid, sellepärast et ma ei viitsi tulla Tapalt Tallinnasse, et sind peale võtta, et lähme kuskile fucking Haapsalusse kalale. Et ise pead kohale jõudma, nii edasi, tahad mulle kohta näidata, kõik see sobib, aga ma ei viitsi olla lapsehoidja. Mis MRE-d veel proovida tahad? Kõiki. Lemmiklant Strike Pro Buster Jerk või Baby Jerk on mu lemmiklandid põhimõtteliselt. Kas millalgi Väinjärvele veel saatnud? Niisugused küsimused on ka. Kas ma kunagi lähen sinna kalale? Kas ma lähen kunagi tänna kalale? Kas ma uuesti sinna kalale lähen? Üldjuhul on vastus jaa, aga ma ei tea millal. Seepärast, et ma tahaks kõik Eesti järved läbi käia, veekogud, kõik Eesti veekogud aja jooksul läbi käia. Aga võib-olla me teeme seda 10 aastat, eks ole. Mis tööd teed? Meil on pereettevõte ja ma teen kõike. Mis sõiduvahendid sul on olnud? Mul on olnud Golf 5, mul oli Hyundai Coupe, mul oli Mitsubishi L200, mul on olnud 2 Mercedes-Benz seda maasturit, mis on mingi, mis selle mudeli nimi oli? 320 ja 420 või? 370 ja 420. 4,2 liitrise mootoriga see Mersu maastur. Mulle täiega meeldisid need, aga ma ei mäleta nüüd nime, ma vabandan väga. Ei tule meelde lihtsalt. Tee, mis tahad. BMW E46 on ju, Volkswagen Touareg, midagi on olnud veel võib-olla. Praegu ei tule ette. Mingi imelik masin oli veel vist. Audi TT oli ka vahepeal. Vana oled, kas teeksid video enda kaamera ja toatuuriga, tahaks teada? Vaata, ma ei tee niisuguseid toatuure ja niisuguseid asju ei taha teha, seepärast, et see ei ole väga wildlife. Kui kalal käite, siis saate ka midagi. Oleneb, kuhu me lähme. Kindlasti saab. Kui ma tahaks iga video tahaks kala saada, ma oleks iga video ühes ja samas kohas, kus ma tean, et kala tuleb ja selleks on Emajõgi. Selle video põhimõte, mida ma teen, ei ole kala saamine, vaid on Eesti looduse või erinevate püügikohtade tutvustamine inimestele. Niisama samal ajal lolli mula ajada ja looduses ringi käia. Mitu õnge sul on? Mis on su rekord kala? Kas jõeforelli oled püüdmas käinud? Mul on sitaks õngi. Mul on 3-4 õnge, millega ma nagu igapäevaselt püüan. Mul on haugiõng, mul on ahvenaõng, mul on korgiõnge 2 tükki. Ja siis mul on igasuguseid mingid vanad korgiõnged katkised, mingi poolkatkised, mingi igasuguseid, hunnikus. Jõeforelli olen püüdmas käinud, ühe mõõdukala olen isegi saanud. Jõeforelli, forell üleüldse tegelikult mind üldse ei huvita. Ma olen selles suhtes imelik inimene. Lõhe, forell, ma söön toorelt seda, ma söön sushina seda, mingid muud asjad ei huvita nagu. Ma ei söö punast kala üldjuhul, mulle ei maitse seda. Millal Maltale lähed? Kuu lõpus millegil. Kas sa tahaksid minna kuhugi reisile nii, et ainult kala püüad terve reisi aeg ikka, jah? Soovitaks sul proovida haugi avenat Kamriku järvelt, oleks mõeldav? Ma ei tea. Kunagi ma võib-olla satun sinna. Kus selle golfvangi huudi sõid? Golfvangi mingilt lehelt omal ajal. Redditis sain golfvangi lehe sealt kaudu.
kuskilt tellisin. Mis on kõige parem kalakoht, kus käinud oled? Tõenäoliselt Emajõgi. Võiksid teha mingi video, kus näitad oma igapäeva tegemisi, näiteks, et mis tööd täpsemalt teed ja nii edasi. Võib-olla, kuna see ei ole nagu loodusega seotud enam-vähem mu töö, siis ma ei tahaks teha seda, seepärast ma tahaks, et siin kanalil oleksid enam-vähem kõik asjad seotud wildlife'iga. Aga kui teil on suur huvi, siis te võite jätta kommentaari siia alla ja öelda, et jaa, tahate näha. Ja kui mul on mingi huvitavam tööpäev, siis ma võin näidata teile. Mitmes erinevas riigis oled käinud, kas siis niisama läbisõit või puhkusel? Kusjuures ma väga palju ei olegi käinud, ma olen Tenerifel käinud ma käisin Tenerifel ja Barcelonas, ehk siis Hispaanias, olen ühe korra käinud, aga 2 korda. Ma olen käinud Soomes, ma olen käinud Lätis, Leedus, ma olen käinud Inglismaal, ma olen käinud Türgis. Ma nagu mõtlen, ma olen kuskil veel vist käinud, aga ma ei mäleta. Nüüd ma lähen Maltale, siis ma lähen uuesti Inglismaale millagil, siis ma plaanin Jaapanisse minekut. Ma ei olegi väga palju reisinud. Ma nüüd viimasel ajal on hakanud huvitama reisimine rohkem ja proovin nagu raha koguda reisimise jaoks. Mis su lemmikkala on? Tegelikult on haug. Mulle meeldib haugi maitse täiega. Lemmikkala, mida püüda? Haug. Kas sa jahile ka lähed? Jep. Luik, tere. Kas millalgi polügoonile ka sõitma veel? Jah. Palju kaalud? 110. 109,9 nägin vahepeal kaalu peal, mis on nagu vägev. Nüüd ma jällegi mõtlen, et peaks nagu natuke trenni tegema, et Maltale lähme Aldoga, siis me päevas kõnnime mingi 50 kilti maha ala. Ma muidugi, see ei ole päris number, aga võtab aega kindlasti, et seal võiks natukene vormis olla. Kas kala on terav? What the fuck? Kas kalad söövad konna? Jaa, haug sööb konna küll. Saaremaal oled kalal käinud või on ka plaanis millalgi? Ei ole käinud, plaanis on. Saada Sandrile vabandused ka, et ta püksid põlema panin. Miks sa alustasid YouTube'iga? Tahtsin olla parem mina. Ma tahtsin olla enda loo peategelane nii-öelda. Jäta meelde, mõtle selle peale. Ela enda elu niimoodi, et sina oled peategelane. Kas sul naine on? Ei. Kas lähed airsofti või paintballi kunagi mängima? Ma ei tea. Võib olla. Mitmekuubine ATV 800. Mis sellest raketibaasist saanud on? Mis mõttes? Seal samas on alles. Ei ole jalgu alla võtnud, ei ole kuskile läinud. Huvitav, kes selle landi leidis, mille puu külge panid? Vahepeal keegi mulle kirjutas. Osad inimesed ütlesid, et seda lanti ei olnud seal ja üks inimene pani pildi ja ütles, et seda ei ole seal vist. Ühesõnaga, keegi sai selle igastahes. Millal uue ATV saad? Ma ei näe põhjust praegu ostmiseks, mul täitsa on töökorras. Palju oled kalavarustusele kulutanud? Lugematuid rahasid. Nagu ikka, kalamehed, te teate, kuidas see raha läheb varustuse peale. Lähed uut lanti poest ostma ja tuled kuradi koos uute kalatoolide ja võib-olla paadimootoriga ära. Millist ATV-d tahaksid? Mulle täiega meeldib ATV Kawasaki Brute Force. Mul kunagi oli Brute Force, see oli ikka metsik vääne oli ATV-l. Ma sõitsin isa bussi külje sisse selle ATV-ga tänu sellele metsikule väändele. Isa ostis tutika bussi. Tutikas. Esimest päeva vist tuleb näitab. No näe, vaata kuradi, vaata ilus rest tutikas. Ma panin ATV-ga tagurpidi käiguga külje pealt sisse. Külje uks mõlkis, selleks garantii korras vahetusse oma vastutus 1000 eurot. Oi, tere, kus ma olin halb inimene ikka kunagi. Tere, minu nimi on Remi, olen sinu pikaajaline vaataja. Ma tahaks teada, kas sa kunagi Minecrafti ka mängid. Tuleks liituks sinuga, teeksime paadireisi püüaks palju kala. Remi. Ma armastan sind. Jõgi või järv? Järves on rohkem haugi kui jões. Jões võib tulla see punane kala ka otsa, mida me ei taha. Kas sa mängid arvutimänge, kui mängid, siis mida? Mängin küll, üldjuhul mulle meeldivad single player, üksik mängija mängud, mingi hea looga, Outer Worlds, Fallout 4 oli hiljuti mängisin, varsti plaanin Witcherit mängida, vahest mängisin Apex Legendsit.